et mis mõtted tekivad? Nagu peatreener Sander Post ka ütles, siis Kuressaare hooaja algus ei ole olnud. Ja nüüd Tõmovil kohe võimalus. Ja Tõmov lööb peale ka ja kohe varianti. Kuressaare on väga 7. vooruks kõigest 7 punkti peal on, aga nüüd on kohe võimalus jälle ja Guilherme jälle ja tekib ohtlik olukord ja tundub, et tuleb. Et viivad julgelt jõud kasti. Ja nüüd tuleb Kask teeb seal 1-1, proovib senderduse ja seal on võimalus ja oi, seal oli varianti praegul. Vaata, mis siit tuleb, mängitakse lahti. Kask proovib siin trikitada, tuleb peale, löök ka, pall käib seal. Oli jälle varianti. Võtke Guilherme ka kinni. Mängivad lahti hoopis Kaljumehed, proovib Guilherme jälle oma nõksutamisega ja proovib peale. Oi! Ja Guilherme võtab ise ka peast. Endale siis nii-öelda parimat hetkede videot teeb, siis Nõmm saab ka midagi endale. Oi, siin tekib olukord ja Nõmm jalaga tõrjub ja nüüd on pall väravas ja tundub, et ei keegi muu, Nikita Ivanov saab kirja oma selle hooaja 3. värava ja milline pudistamine Kurekastis, ütleme nii, et tundus, et see olukord on juba möödas, tundus, et said ära klaaritud, Nõmm seisis ka sealt ja tuli kuidagi pudistati see pall sinna väravasse. Aga Ivanovi keegi ei näinud ka ja no niimoodi. Ja nüüd on Guilherme saab jooksu, Nõmm on pisut väravast väljas, vaatame kohe, mis juhtub, kas tuleb sealt peale löök ka. Sealt tuleb peale löök Nõmmelt, jalaga tõrje ja ilus. Ja teine Kasel äär täiesti tühi ja nüüd tuleb Javirile pall ja 1-1 ja saab löögile ja Nõmm teeb järjekordse jalatõrje. Väga hea võimalus oli siit Kaljul oma teine lüüa, nüüd Guilherme ja Saar oma vahel. Taaskord senderdus tuleb kasti, Kask saab löögile 2-0 ja nüüd saab värava kirja Kristjan Kask. Guilhermelt suurepärane eeltöö jälle. Kristjan Kaselt sellel hooajal esimene värav. Et on tema teinud siin väga ilusad esitusi, aga väravat kirja. Seda tahaks natukene Kuressaare poolt rohkem näha. Nii, Elin proovib nüüd. Oi, kui hea löök, aga Pavlov oli valmis. Ja nüüd läheb Pajunurm ka appi veel ja rebib seal natuke. Ja nüüd oi ja suutsid ära hoida. Ilusasti kasti ja seal tekib veel võimalust, aga see oli hea pall. Ja Rasmus Maalin peakohtunikuna lõpetab mängu. No vot, selline see mäng oli 0-2 siis Kuressaarele või 2-0 Nõmme Kaljule, kuidas võtta? Mõnn täna 0-2 Nõmme Kalju vastu. Kuidas te sellele mängule vastu tulite? Kaitses tugev olla. Et tegelikult me peame iga mäng, meie mäng peabki koosnema kaitses tugev, et selle peale me saame ehitada alles rünnakuid, et ma arvan esimene pooleg ja kuni selle esimese väravani eksimuseni me olime okeid. Kaljul avanes mingid võimalused, aga see on nagu loogiline, kui mängid endast nagu tugevamaga ja nad kogu aeg ründavad. Aga jah, meie mäng peab olema kaitsest lähtunud. Kas täna tulite mängule ka, et teades, et Guilherme on üks teravamaid mängijaid, et kuidagi erilise võttega või mõttega, et kuidas teda just kinni panna? Jah, me oleme ka ju ta mänge näinud ja ta on tõesti väga hea mängija. Aga ma arvan, et täna üldjoontes saime hakkama, ta vist tegelikult ühe selle söödu pani, aga ta on tõesti hea mängija ja pole midagi öelda, et meie mängijad, kes seda vastu mängisid, üldjoontes said nagu hakkama. Kuidas need 2 väravat kokku võtad, et kõrvaltvaatajana tundus, et olid ära hoitavad väravad, aga paraku sai jälle saatuslikuks 2 lihtsat momenti, Jah, ütleme, et me teeme nagu endas kõik enamus olukorrad ja siis tulevad nagu sellised olukorrad sisse, kus vastane saab 11 meetri pealt täiesti üksi oma kastis lüüa ja siis saab 3 meetri pealt, et nagu see ei tohi olla võimalik, see on meie kast, see on okei, hüppab üle, on tugevam, aga kui ta saab üksi lüüa, siis peame olema ausad ja see on meie viga. Kuidas nüüd vastu lähete järgmistele mängudele, et mida muuta, mida teisiti teha?
punkte on vaja. Et no mis siin ikka muuta, et nagu me peame uskuma endasse ja ma arvan, see Levadia mäng näitas, me oleme võimelised ja ega täna ka me ei olnud ju midagi nii hullu. Okei, see on kaotus, see on meie vigades kaotus, Kaljule palju õnne, aga ma arvan, meil ei ole põhjust siin pead nurka visata ja ma ei tea, Pärnu vastu ei saa, et me läheme Pärnu vastu kaitsest tugevad ja 3 punkti toome. Olgu, aitäh! Nii, ja võtame siia meie ette Kristjan Kask, palju õnne, 2-0, kuidas tundus, vääritud võit või teenitud võit? Ma arvan küll, et esimene poolega oli siuke pigem kontrolli all, mingid siuksed ohtlikud momendid olid ka meil, aga ütleme jah, siuke poole kõne oli pigem, et samamoodi asi ja küll nagu tekib neid võimalusi ja tekkis ja 2-0 ja ma arvan, et võime nagu suures plaanis rahul olla. Siin mänguanalüüsidest tundus, et väga palju sõltub Guilherme meisterlikkusest, et kas see on selge mängujoonis või kuidas sa ise seda kõrvalt näed? No ma arvan, see on juba siin nii ära räägitud igast inimeste poolt, et kõik kaitsjad ja kõik podcasterid kõik nagu kiidavad, et seda konksu ja mis tal nagu on ja see on nagu tõesti hea ja ütleme nii, et oleks nagu rumal seda mitte ära kasutada, et jah, suures plaanis vastus on jah, et seda nagu, kui selline relv on, siis seda tuleb nagu kasutada. Said ka ise esimese värava ametlikult kirja Nõmme Kalju ees, palju õnne. Mis sa arvad, mis jääb selle hooajal saldoks? Võimalikult palju, mingit numbrit ei taha siin praegu niimoodi välja käia. You happy? Yes, very happy. Thank you, Madu. Olgu, aitäh ja palju õnne!